Tere ka minu poolt kõigile siin saalis ja ka, kes meid siis ekraani vahendusel jälgivad. Minu nimi on Marta, olen siin majas raamatukogu hoidja ja jätkame oma noortekirjanduse päeva programmi. Ja neile, kes siis meid ekraani vahendusel jälgivad, siis võite jätta ülekande alla kommentaarid, et kust te meid vaatate ja kui palju teid on, kui te näiteks klassiga seda teete. Aga meil siin saalis on täna külas 2 luuletajat. Meil on siin Doris Kareva ja Reijo Roos ja räägime natukene sellest, kuidas on üldse olla luuletaja, noor luuletaja, kuidas sellega alustada ja mis see siis endast kujutab. Aga ma arvan, et ma ise pikemalt praegu ei räägigi, et ma lasen teile ennast ise tutvustada. Palun, Doris. Mina olen luuletanud alati, aga avaldamiseni jõudsin ma täiesti juhuslikult. Et ma küll lugesin luuletusi, ma ei tea, 3. eluaastast saadik jõuluvanale, kes tol ajal oli näärivana ja kooli pidudel, aga minu luuletuste kaustik sattus ühe neiu kätte, kes töötas sel ajal ajakirjatoimetuses ja ta läks korraks toast välja. Peatoimetaja tuli, vaatas midagi kirjalikku ja siis võttis minuga ühendust. Ja saatis edasi ajakiri Noorusele. Mina olin 14. Kui küsiti, et kas neid tohib avaldada, siis ma ei saanud midagi öelda. Mäletan, et kui ma läksin sinna Nooruse toimetusse ja peatoimetaja Arvi Siih tuli vastu, siis mul oli niisugune tunne, et ta kui ta kummardus, et mulle kätt anda, siis ta täitis selle ruumi täpselt diagonaalis niimoodi maast laenis. Ta oli nii kohutavalt suur ja mina olin nii tibatillukene ja ma ranits seljas. Aga ühesõnaga luuletused ilmusid ja sest ajast saadik nad ongi ilmuma jäänud. Et olite 14, kui esimesed tekstid. Aga kas te ka seda mäletate, millal esimesed tekstid kirja said? Kirja panid, ma arvan, vanavanemad, et kuskil 3-4 aastaselt. Et juba päris pisikesest peale on see luulepisik sees olnud. No Reijo, kuidas sinuga lood on? No, võib-olla mitte täitsa 14 aasta või 3-aastaselt ei hakanud jõuluvanale mingeid luuletusi veel lugema. Või ma ei tea, äkki lugesin, ma ei mäleta. Aga ma mäletan, mu esimene luuletus oli küll... Ma olin vist 7-aastane ja siis ma olin suvilas ja kirjutasin soome keeles, soome keel on mu teine emakeel, siis ma kirjutasin seal sükse kassist ühe luuletuse, kuidas mingi öökass käib kuskil metsas ringi ja siis ta saab hiire kätte ja siis ta tapab ja sööb ta ära. Ja siis sellest see vist hakkas minema, aga lõpuks umbes 5 aastat tagasi hakkasin kuidagi rohkem kirjutama, siis see oli seoses lahkumineku ja sellist asja, et siis ta oli selline hea viis nagu lohutuseks sellel hetkel. Siis tulid koroonad, asjad, siis oli kuidagi palju aega kirjutada ja see läks nagu sealt aina edasi. Ja oma ilmumised olid vist alguses kuskil koolileht ja mulle tundub, et see on võib-olla praegu selline nagu loomulik koht, kust alustada, et koolilehte või kuskile Instagrami ja siis sealt edasi kuskile Värskesse Rõhku ja teistesse lehtedesse, kuni lõpuks tulevad enda raamatud. Niimoodi vast on alganud. Kuidas see esimene oma raamat tuli? Et kelle algatusel? No vist ikkagi enda algatusel, et selles mõttes see isa on mul teinud mingeid tõlkind ja raamatuid teinud, nii et ta selles mõttes natuke aitas, tegin alguses sellise raamatuprojekti, mis on niisugune luuleantoloogia, kus mu enda tekste ei olnud, aga
aga oli siis eesti ja soomekeelseid selliseid tekste, soome-teemalised tekstid ja siis tegin selle nimi on Sinisild ja siis kui ma sain selle projekti valmis, ma sain umbes nagu aru, et kuidas raamatu tegemine võib-olla käib, et siis ma äkki julgesin nagu hakata enda luuletusi ka välja andma. Aga see oli suhteliselt keeruline, ma arvan, et kui me võib-olla väljakutsetest räägime ka täna, et see tuli mulle esimesena meelde, et just see raamatu väljaandmine, kuidas see töötab, et sellest ei ole ju mingisugust juhendit kuskil väga olemas või kuskil kindlasti on, aga seda on nagu raske leida ja et kuidas see täpselt töötab ja mida kirjastamine ja kõik see tähendab, et selle kõik ma pidin kuidagi ise välja nuputama ja tasapisi ja tuli välja ja eks me seda esimest raamatut ka aasta aega umbes nokitsesime toimetajaga aga lõpuks ta sai valmis. No Doris, teie esimesed luuletused ilmusid ka vist ajakirjanduses ja kogumikes, kas oli nii? Kooli almanahis ka, aga siis oli jah, see kirjandussündmus ja mulle meeldis see, et see ei olnud võistlus, et see oli lihtsalt niisugune üleskutse, et kui te midagi kirjutate, saatke meile ka. Ja siis ma saatsin ja see ilmus Loomingu Raamatukogus üks niisugune antoloogia. Ja pärast seda Viivi Luik ja Jaak Jõerüüt võtsid vaevaks hakata minu kõiki neid kaustikuid läbi lugema ja sealt välja kirjutama niimoodi trükimasinaga, mis neile tundus avaldamist väärt ja siis tänu neile ilmus esikkogu. Ma ise ei viitsinud ega julgenud sellega tegelda. Kas te saate natukene sellest kirjandussündmusest lähemalt rääkida, et noorem publik võib-olla ei ole kursis sellega? 76 ja. Äkki, jah. Rääkige natukene, mis see endast kujutas? See oli Mati Undi ja Jaak Jõerüüdi eestvedamisel korraldatud kirjandussündmus, mille eesmärk oli siis aimu saada, millega noored tegelevad, sest noored tegelesid kõigega tol ajal väga salaja. Ja nende jaoks oli üllatav, et noored olid nii vähe lugenud. Nii et Jõerüüt tegi pika loetelu raamatutest, mida inimene peab kindlasti lugema. Ja mult on hiljem küsitud sellist nimekirja, mina ei oska seda teha. Sest minu arvates iga inimese teekond on nii erinev ja ma ise ei sallinud kohutavalt kohustuslikku kirjandust. Ja õnneks oli enamus mul läbi loetud ja mida ei olnud, neid ma ei lugenud ka siis, kui pidi. Aga see iseenesest oli kasulik nõuanne, sest mõned inimesed tõesti ei olnud enne osanud huvi tunda raamatute maailma vastu. Minu meelest ongi hästi huvitav siin see, et mainisite, et juba sel ajal mainiti seda, et noored ei loe väga, eks ole. Seda me kuuleme praegu ka kogu aeg, kuidas noored üldse ei loe ja see, et noored luuletajad kirjutavad rohkem, kui nad luulet loevad. Et kuidas siis sellega on, Reijo? Kas sa oled lugenud rohkem luulet, kui sa kirjutanud oled? Kusjuures jaa, see on kuidagi läinud ikkagi endast lähtuvalt, et mingisugune vajadus saada enda tundeid ja välja kirjutada ja siis võib-olla alles pärast nagu tekib see mõte, et tegelikult võiks nagu lugeda, mida teised on ka kirjutanud aga siis ta hakkab kuidagi tekib siuke positiivne nõiaring, et siis loed ja kirjutad ja siis sellest tuleb ainult rohkem inspiratsiooni, ja kindlasti lugemine aitab igal juhul, aga see otseselt vist ei ole nagu vaja lugeda luulet, et kirjutada luulet. Ja minu meelest see on tore siukene fakt, et see kohustuslik kirjandus on üle põlvkondade olnud selline asi, mida kõik natuke, et mulle ka üldse see ei meeldinud ja ma ka kunagi väga neid ei lugenud. Tõde ja õigus oli ainuke, mis millegipärast mulle väga meeldis, aga siis kõik teised raamatud. Doris siin vahepeal vangutas pead, et... Jaa, mina arvan selles mõttes erinevalt, et minu arvates on väga tähtis lugeda, sest minu arvates on iga luule või luuletus on tegelikult dialoog.
et see ei ole nii, et ma tunnen midagi ja ma kirjutan selle üles. Aga no milleks? See on ikkagi, see on ühendus kellegiga, kellel on samalaadne mõtteilm. Ja noh, minul praegu toimetajana on huvitav jälgida, mis on see maailm, millega või kellega iga kirjutaja ühenduses on. Et kas ta lähtub maailmaklassikast, kas see on see, millega ta resoneerub, kas ta on kooskõlas mõne kunstivooluga või mõne rühmitusega või mingi stiiliga, kas mõne konkreetse inimesega, kas see on intiimne, noh, mitte kirjavahetus tingimata, sest teine pool ei pruugi sellest isegi teada, rääkimata vastukirjutamisest. Aga põhjus kirjutada on täiesti fokusseeritud. Ühesõnaga, see on minu jaoks alati huvitav. Et kellega see luule siis dialoogi astub, kellega ta suhestub? Jah, et kui seda vaadelda, siis et valida õige taust ja kui seda kuidagi peaks hindama, siis sel õigel taustal, et ei ole mõtet võtta mingisugust täiesti teisi kriteeriume ja ütelda, et aga teie luuletused ei räägi üldse kaladest. Mis luule see on? Kui inimene on keskendunud kalateemale näiteks. Et see lähenemine ei tööta. Aga teie enda see taustsüsteem või kellega teie dialoogis olete, kui teie oma tekste loote? Ühtpidi maailma klassika. Näiteks, kui ma olin 14, siis klassikaaslased lugesid hoopis teisi autoreid või neid Eesti moodsat noort luulet, mida ma lugesin ka, aga mind võlus tol ajal hoopis näiteks Rabindranath Tagore, kes oli just äsja 2 tema kogu olid ilmunud Loomingu raamatukogus Uku Maasingu tõlkes ja see oli niisugune luule, mis käivitas minus soovi, et ma tahan ka kirjutada. Ja need noorte luuletajatega dialoog tekkis natuke hiljem. Aga sinul, Reijo, kes on sind mõjutanud? Ma ei mõtleme seda taustsüsteemi. Ma ei ole luulet niimoodi mõelnud, võib-olla mul on olnud palju siuksem ühekülgsem arvamus luulest või et ta nagu täidab mingisugust teraapilist vajadust, kuigi kindlasti mitte kõigile, vaid kindlasti jah, et äkki see taustsüsteem võib olla, et ta on tihtipeale on mingi muu kirjandus või vool või stiil, kuid et ta põhimõtteliselt võiks olla ka mingi, nagu sa ütlesid, mingi teine inimene, kellele sa kirjutad, kuigi ta kunagi võib-olla ei vasta sulle. Aga mulle, ma ei ole viimasel ajal kuidagi nii aktiivselt kirjutanud, et siis kui ma kirjutan, siis pigem ta on just selline dialoog mingisuguse inimesega, kellele ma võib-olla tahaks midagi öelda, aga võib-olla ma mingil põhjusel ei suuda või ei taha või ei julge talle seda öelda. Tihtipeale see on ka iseendaga, et vaadata, mis mu enda sees toimub ja enda sisemisi puntraid kuidagi lahti harutada. Et luule annab kuidagi sellise vabaduse nagu öelda täpselt nii või kogu seda segadust ka väga segaselt välja panna, kui sa ei tea, mida sa tahad öelda, et siis ta ikkagi luules kuidagi tükkhaaval tuleb sealt välja ja siis äkki sealt tuleb ka mingi selgus lõpuks. Aga sa kirjutad vahel ka nii, et sa nagu asetud endast väljapoole ja vaatad iseennast, midagi tunnustad, millegi osas tunned kaasa ja natuke tahaks nagu õpetada või juhatada ja kirjutad siis luuletuse, mis nagu on suunatud sulle endale. Võib-olla vahepeal küll, võib-olla tundub, et igal juhul on alati niisugune kahekõne, kus sa nagu räägid ise endale, nagu sa oleks keegi teine,
kes tahab öelda endale midagi ja kuidagi lohutada ja toetada, mõnikord kuri olla, võib-olla ka pettuda. Minul oli keskkooli ajal väga palju irooniat, mida sealt isegi välja ei loetud tihtipeale. Ja see iroonia oli ennekõike suunatud enesele. Sest see on muide hästi vabastav, kui sa näed iseenda koomilisust. Sest enamasti kasvab inimene üles nähes end kui pigem traagilist isiksust. Aga kui käib see klõps ära ja sa saad aru, et selles elutundes on midagi väga naljakat, siis annab see suure vabaduse. Ja ma mäletan jah, mingil ajal oli iroonia minu jaoks hästi niisugune kindel kark. Aga nagu ütleb Joseph Brodsky, et iroonia viib alati kuni poolele teele, aga siis ta kaob ära ja edasi pead minema üksi. Kuidas üldse vaatate praegu tagasi oma nendele esimestele tekstidele, mis ka võib-olla trükki on jõudnud? Et võib-olla Reijo, sul on ajaline distants võib-olla natuke väiksem sellega. Kas on juba tekkinud ka see, et vaatad tagasi ja mõtled, et oleks võinud teha midagi teistmoodi? Eks see on niisugune klassikaline, see tuleb peaaegu, või vähemalt mul on siiamaani tulnud iga tekstiga, et kirjutad valmis, vaatad, hea tekst, saadad selle kuskile, siis avaldatakse, aga selles avaldamises kõik see toimetamine värk-särk võtab nii kaua aega, et läheb mingisugune paar kuud või pool aastat või aasta ja siis, kui see väljas on juba, siis sa mõtled, et see on nii vana värk, et ma olen juba nii palju uut asju kirjutanud, mis on juba palju paremad ja siis et kõik, kes nüüd seda loevad, siis nad arvavad, et ma olen kohutavalt halb luuletaja, et ma ei oska üldse kirjutada. Ja siis on niisugune tihtipeale just niisugune piinlikkuse tunne mõnda aega, aga siis ta ikkagi mingi hetk, mu esimesi tekste ma hakkan ka juba nagu huviga vaatama, et mida ma olen seal kirjutanud ja see aegapikku, see on nagu teine inimene, kes on need kunagi kirjutanud ja siis seda saab kõrvalt vaatana jälgida. Doris? Minul on see ajaline vahe juba nii suur, et ma mõnda teksti ma vaatan ja mõtlen, et pagana terane tüdruk. et ma praegu ei oska niimoodi mõelda. Aga need luuletused, mis mulle praegu rõõmu valmistavad, on need, mis ma kirjutasin täiesti mõtlemata. Ja mul oli seda lihtne teha, sest ma kirjutasin kogu aeg, eriti matemaatikatundides. Mul siiamaani tundub, et kui ma näen ruudulist paberit, siis ma tahaksin sinna midagi kirjutada. Aga jooneline paber täiesti tarretab, ma ei saa joonelisele paberile kirjutada. Nii et minu matemaatikavihikud olid alati luuletusi täis, aga ega ma ei mõelnud selle üle. Ja mul ei olnud mingit kavatsust neid kuskil avaldada, nii et ma lihtsalt käsi pani kirja samal ajal, kui ma ise väga tähelepanelikult tahvli poole vaatasin. Aga need luuletused, mis ma panin kirja nagu selle kavatsusega, et võtaks, ütleks nüüd midagi tõsiselt võetavat, nende pärast ma häbenen siiani. Jõudsimegi otsapidi selle loomingu protsessi juurde ka, et juba Reijo ka vaikselt mainis, et mis on inspireerinud teie samamoodi, et mis on tulnud nagu niimoodi hetke pealt, aga milline teie jaoks see kirjutamise protsess on, et kas kirjutate paberile, telefoni, kui palju te toimetate oma tekste? Doris, võib-olla kõigepealt? Seal on väga palju variante. No vanasti pidi olema pehme pliiats ja ruuduline paber. Aga nüüd, kui ma üldse mingi kirjapulga leian ja mingi paberi, kuhu üles tähendada, ja tihtipeale mulle tundub, et see jääb meelde, see on nii hea rida, see jääb meelde, seda ei ole võimalik unustada. Midagi. Pool tundi läheb mööda ja enam ei meenu mulle see surematu rida. Nii et alati üles kirjutada. Unenägusid näiteks samamoodi.
aga ühtlasi panen ma tähele, et mida parem toimetaja ma olen ja ma olen kogu aeg üha parem toimetaja, sest see on asi, mida elus õppida, seda vähem on mul tahtmist luuletada. See on niisugune kahe otsaga asi. Reijo? See on ja huvitav, et see toimetamine ja luuletamine läheb kuidagi vastuollu üksteisega. Praegu ma toimetan... Jah, praegu ma toimetan oma järgmist raamatut ja siis mulle tundub kogu see toimetamise aja nagu luuletamine jääb lihtsalt pausile. Et siis, kui see raamat on toimetatud, siis ma võin jälle hakata tasapisi edasi minema. Aga see, kuidas kirjutada, siis ma alustasin ka ikkagi kuskile päevikusse täitsa käsitsi ja pliiatsiga paberi peale, aga mingi hetk ma ikkagi hakkasin kirjutama telefoni, sest see on just kuskil, tänaval on nagu palju lihtsam, sa ei võta kuskilt võib-olla mingit märkmikut välja, põhimõtteliselt oleks võimalik, aga on palju lihtsam kuskile notesidesse kirjutada. Et kõik need surematud read jõuaks ikkagi kirja, kui meelest lähevad. Jah, see selles mõttes on tore, et nüüd on nagu võimalik väga lihtsalt kuidagi kõiki oma tekste hoida ja panna need ühte kohta. Mul on ka sellised failid aastate kaupa, kus on nagu kõik asjad, mida ma olen kunagi kirjutanud. Selles mõttes on tore, ma saan sealt alati nagu vaadata, mida ma kunagi olen kirjutanud, aga siis sinna jääb väga palju sükest muud halba või sükest sisu lihtsalt ka sinna. Ma ei tea, kas see on hea või mitte, et äkki mõnes mõttes kõigil on oma viis kirjutada. Mulle sobib see, et ma vahepeal lihtsalt tuleb mõte ja siis kohe kirjutan telefoni. Mõni võib-olla tahab istuda maha ja käsitsi kirjutada ja siis need on kuskil sahtlis niimoodi kõik laiali ja sealt siis võetakse. Saan aru, et sul on oodata varsti jälle luulekogu, jah? Jah, eks ma tasapisi sellega töötan. Tasapisi. No sinul on ju ka toimetamise kogemus, et see Sinisild kogumik, aga ka ju Kirjanike Liidu noorte almanahid vist kutsusid sina ellu, kas võis nii olla? Jah, nii ta oli ja üldse see Kirjanike Liidu noored, ehk siis Kirjanike Liidul on oma noorte sektsioon, mille me asutasime sõpradega umbes 4 aastat tagasi. Ta ikka veel kenasti aktiivselt töötab, et soovitan kõigil, kellel on kirjandushuvi ja kes on Tallinnas või Tallinna lähedal, siis käia nende sündmustel iga teine neljapäev. Ja siis me alustasime sellisest grafomaania almanahhi, kuhu me siis kõikidest Eesti nurkadest noored saatsid meile tekste kokku ja siis ta ilmub iga aasta. Nüüd ilmub ka siis just kevadel. Kui oluline sinu jaoks see on, et kirjutavad noored omavahel suhtleksid, võrgustuksid, koostööd teeks? See ikka väga oluline ja see oli võib-olla just see põhjus, miks me selle asutasime ja just see Kirjanike Liit ise ka sellel hetkel nagu vajas midagi sellist, nii et see tuli väga orgaaniliselt, sest just siis, kui ma alustasin, ma väga hea meelega oleks tahtnud just teisi noori ka leida kuskilt. Eks meil koolis oli mingisugune lugemisklubi ja sellised asjad, aga et ei olnud sellisest korralikku noortekirjanike mingisugust rühmitust nii-öelda. Ja see on ikka väga tähtis, et sa leiaks teisi noori, kes ka kirjutavad ja toetavad ja siis sa tead, et sa ei ole üksi selles asjas ja siis see on ju praktiliselt ka väga hea, et sa saad uusi tutvusi ja näed, kuidas teised teevad asju. Sellest on, ma usun, väga palju abi olnud. Doris, kuidas on teie kogemus sellega olnud? Jaa, kindlasti. Sest pärast kirjandussündmust me jäimegi suhtlema mitmete seal osalenud inimestega. See oli Tallinnas väike kirjandusklubi, Kõhr, siis Tartus Salong ja muidugi Tallinna ja Tartu noorte autorite koondis, mis töötas ametlikult. Need teised olid sellised, kas need salajased, aga eraviisilised. Praegu on ka, eks ju, Tallinnas on just see Kirjanike Liidu noored. See on väga lahe kogukond. Ja mul on hea meel, et see on jäänud elama, et see läheb nagu edasi, sest ma olen aru saanud, et just need TNT-d ja noortekoondised on nagu mingi hetk vaibunud ära, mis on kahju, et oleks nagu tore, kui need
no võib-olla see on loomulik, et need käivad nagu natuke lainetena. Jah, sest kui üks seltskond jõuab ikka, kus see ei paku enam huvi ja laguneb laiali, siis tuleb uus seltskond ja teeb natuke teistmoodi. Et see on loomulik. Kui oluline on teie jaoks see põlvkondade vaheline side, et nooremad, kogenumate luuletajatega suhtleks ja samamoodi, et juba kogenumad avaldatud autorid noortega ikkagi läbi käiks, et kuidas teile sellega tundub, kui oluline see on? Mina hakkasin Kirjanike Liidu koosolekutel käima vist 14-aastaselt. Ja et ma istusin seal ühel kindlal aknalaual ja lihtsalt kuulasin, sest minu meelest see oli nii huvitav. Need koosolekud olid avalikud, tänapäeval nad vist ei ole. Ja minu jaoks oli see nagu väga põnev maailm. Ja hiljem vaatan ma noori inimesi, kes tulevad samamoodi uudistama ja mul on õudselt hea meel, sest seal on väga säravaid silmi. Ma ei tea, mida nad mõtlevad, ma ei tea, mida nad kirjutavad, aga ma olen kindel, et ma kunagi saan teada. Minu meelest see on väga tore. Just Eestis on tore, et see on ikkagi suhteliselt väike kogu see maailm, et kui sa saad sellesse kirjandus ühest nurgast nagu sisse, just nagu näiteks Kirjanike Liidu noorte kaudu, siis sa põhimõtteliselt kõik need kirjanikud, keda koolis loetakse, on põhimõtteliselt kõik sul seal samas koridoris olemas. Ja see on kuidagi nii tore nagu väike kogukond, et just nüüd, kui ma nagu Soomes, siis ma näen seda, kuidas Soome on ikkagi 4 korda, 5 korda suurem, et seal nagu asjad kuidagi valguvad laiali, on eri nagu institutsioonid ja siis kõik ei räägi nagu omavahel, aga Eestis on lihtsalt, kui meil on eesti kirjanduse kursus, seal on kõik soomlased, kes õpivad eesti kirjanduse kohta ja siis ma neile kogu aeg ütlen, et me põhimõtteliselt kõik tunneme üksteist seal, et see on ikkagi siuke väike tiigikene. Ja sellest on palju abi, et sul on eri vanuses inimesi, kes jagavad oma kogemusi ja kuidas asju on enne tehtud. Võib-olla see Kirjanike Liidu noored on ka saanud natuke inspiratsiooni sellest. Teil käivad ju lektorid seal. Meil, eks ole, käivad erinevad kirjanikud rääkimas kogu aeg. Ja ma mäletan, kui Eesti Kirjanike Liidul oli see 100. juubel Estonia teatris ja siis seal meil oli noortekamp oli seal ka ja siis seal oli Andrus Kivirähk ja siis me kõik läksime tema juurde natukene kiusama teda ja siis mingi fännama teda seal natukene ja ta oli nii kuidagi üllatunud sellest ja pärast kuskil Õhtulehes rääkis ka, et noored tulid ja ma ei tea, piirasid ümber ta seal. Nii et aukartust ei ole nende juba nii-öelda päris kirjanike ees? No kindlasti, kui sa esimest korda tuled sinna Kirjanike Liidu majja või oled seal koridoris ja vaatad, et Doris Kareva astub sulle seal vastu, siis võib-olla mõni natuke korraks ehmatab ära, et kus ta nüüd on, aga sellega harjub kiiresti ära, ma arvan. Kas on vahepeal tekkinud publikus mõni küsimus? Praegu vist ei ole. Jaa, mis oleks teie soovitused või kui teie alustasite oma teekonda, siis mis oli kõige parem soovitus, mis teie saite? Minu varateismelises eas ilmus Jaak Põldmäe värsiõpetus. Ja keegi mulle seda ei soovitanud, aga ma lihtsalt huvi pärast võtsin ette. Ma ei teadnud enne üldse, et on nii palju erinevaid värsivorme. Ja lihtsalt enda lõpuks ma harjutasin nad kõik läbi. Et üks nädal ma kirjutasin sonette, teine sekstiine, siis Aleksandriine, siis haikusid, tankasid, heksameetreid, et ühesõnaga, et see kõik oli nagu käe sees või.
umbes nii nagu võib käia erinevates tantsutundides. Mitte, et sa elu lõpuni jääd mingi, ka see võib juhtuda, et sa jäädki flamenkot tantsima või salsat või tangot või mida iganes. Aga see, kui sa nad kõik läbi tantsid, siis see jääb kuidagi kehamällu. Ja samamoodi, sellest on tõlkimisel palju abi näiteks. Et kui sa ei pruugi seda vormi üldse kasutada, aga kui sa seda valdad, siis on ka vaba värssi kirjutades nagu mingi loomupärane graatsia avaldub. Et selles mõttes, kellele see vähegi huvi pakub, on see minu meelest väga tore meelelahutus. Näiteks selline asi. Reijo? Nõuandeid mul, üldse ma ise olen nii noor, et ma tundub veider anda endast natukene noorematele mingisuguseid nõuandeid. Ma see, igaüks teab väga hästi, mida ta teha tahab, aga ma julgustan kuidagi otsima teisi noori, kes kirjutavad ja loevad ja tegema oma väikseid võib-olla lugemisringe või klubisid ja saatma, vaatame, missuguseid näiteks võistluseid ja igasugu siukseid asju, kuhu saab enda tekste saata, võid alustada kuskilt koolilehest näiteks, see on alati tore ja siis kuidagi üks asi viib tavaliselt teiseni ja lõppude lõpuks ka lihtsalt see, et mis sa ütlesid, et see on nauding, et seda luuletatakse ikkagi nagu enda pärast ja äkki selle peab nagu sisemiselt üles leidma, et miks tahta üldse luuletada. Et sellepärast, et naudime sellest. Üks asi tuli mul veel meelde. Kui ma töötasin Sirbis ja sel ajal, kui peatoimetaja oli Mihkel Mott, siis me vaidlesime pikalt, sest mina leidsin, et hästi vajalik oleks Sirbis kord kuus teha grafiitilehekülg. Ehk siis seal ilmuksid luuletused anonüümselt. Ja ma põhjendasin seda sellega, et kui sa oled kirjutanud luuletuse ja sa lähed näitad sõbrale, ütled, näed, kirjutasin. Mida sõber sulle vastab? Väga tore. Sa ei pruugi sellest targemaks saada, sul on hea meel, aga sa ei õpi selle kaudu. Aga kui sa võtad värske Sirbi, lähed selle sama sõbra juurde, et kuule, vaata, näe, mis ta siin kirjutab. Sa võid saada hoopis teise vastuse. Ja see on väga õpetlik. Ja teine asi, see ei puuduta ainult päris noori, vaid vastupidi ka täiesti küpseid etableerunud autoreid. Et kui teksti all on auväärne nimi, siis toimetaja ei mõtlegi. Muidugi, kui ma millestki aru ei saa, siis kes olen mina, et seda vaidlustada. Aga kui on ilma nimeta, on tekst, siis see sama toimetaja vaatab, et kus jama see on. Et see annab sellise vahetu reaktsiooni, mida tuntud kirjanikele ei tihata või ei taheta alati öelda. Ja noorte puhul ka ei osata või kuidagi neid toetatakse ja hellitatakse, aga mõnikord täiesti selline, mis asi see on? Selline reaktsioon on väga tervendav ja sellega tuleb õppida elama. See on see, mis tegelikult edasi annab. Igaüks teeb lollusi. Lollusi selles mõttes, et igalühel on mõned klišeed või mõttestambid või mingid sellised asjad, mida ise ei pane tähele. Kas või parasiitsõnad. Need on igaühel, aga neid ise ei märka, aga kõrvalt on seda väga kerge näha. Ja selle kaudu on võimalik kergesti edasi liikuda. Kuidas teil üldse on olnud suhted kriitikaga või lugejate tagasisidega, Reijo? Seda on hea jätkata, sest just noorte puhul võib-olla
ise, mis ma olen ka võib-olla teisi noori natukene toimetanud, et siis tuleb just see küsimus, et kuidas sa lähened sellele, kui keegi on alles hakanud kirjutama ja siis ta kogu ta süda voolab sinna teksti välja, et kuidas sa siis ütled talle, et noh, see on natuke on tegelikult klišeelik ja et siin on nagu need asjad ja need asjad, samas nagu tahad toetada ka. Ja siis teine asi on muidugi see, et kui ise saad kriitikat, et seda peab kuidagi õppima vastu saama, aga nagu ma olen võib-olla suutnud praegu vähemalt niimoodi suhtuda sellesse, kui keegi kritiseerib, siis see kas on päriselt konstruktiivne ja selle eest ma võin olla väga tänulik või siis kui see on lihtsalt lahmimine, siis see minu arust see on lihtsalt naljakas ja sellel on ka kindlasti mingisugune põhjus sellel kirjutajal endal võib-olla tema elust, mis ei nagu seostu kuidagi selle tekstiga endaga. Aga samas mõnikord ma olen täiesti nagu õnnelik, kui tuleb täiesti nagu siuke vihane kuskil Goodreadsis pandi 1 täht ja siis, et täielik jama, täielik paske, see Roos ei oska üldse mitte midagi kirjutada. On tore, et nagu raamat saab vastu ka ja võib-olla see, et noorena üldse keegi paneb sind tähele, on nagu ka tähtis. Ja kui see nii suuri tundeid tekitas, siis see põhimõtteliselt on ju hea asi. Jah, mulle endale tundub ka, et minu meelest kõige halvem luulekogu on see, mis üldse emotsioone ei tekita, et kui tekitab tugevaid negatiivsed emotsioone, siis on järelikult ju kõik väga hästi. No Doris, kuidas teil on olnud suhe kriitikaga? Igat moodi, aga mul tuleb meelde üks kohtumisõhtu lugejatega ühes raamatukogus ja õhtujuht alustas sellega, et no ma võtsin nüüd kätte ja ma püüdsin teie raamatuid lugeda. No ei ole võimalik lugeda. No miks te niisugust jama kirjutate? Ja see oli nii ootamatu või värske. Ja siis me rääkisimegi sellest, et igaühel on omad põhjused kirjutada. Ja igaüks võtab vastu, ütleme siis erineval lainepikkusel teksti ja kõik ei pea kõigile sobima. Ja isegi näiteks ma arvan, et teadvat, mis tunne on saata kirjandusajakirja oma tõesti südameverega kirjutatud luuletusi ja siis oodata, et mis siis nüüd vastatakse. Mida iganes vastatakse, tasub alati mõelda. See on ühe inimese arvamus ühel hetkel. Tal võib olla asjalikke näpunäiteid. Ta võib olla hoopis teisel lainepikkusel, talle lihtsalt ei sobi selline laad. See ei ütle mitte midagi teie kui isiksuse kohta. Võtke teatavaks ja liikuge edasi selles suunas, kuhu te teel olete. See on väga ilus mõte. Kas on vahepeal, meil on tekkinud vahepeal küsimus, ja palun. Kuidas ja millest tänapäeva noored kirjutavad, et kuidas see erineb, kas siis näiteks 70. 80. noortest? Kordan mikrofoni ka seda küsimust, et siis veebiteel jälgijad ka kuuleksid, et küsimus oli siis see, et mille poolest erinevad need teemad, millest tänapäeva noored kirjutavad ja kas nad erinevad võrreldes siis 70. 80. noortega? Väga palju, sellepärast, et maailm on muutunud ja tahame või ei, luule paratamatult ta vibreerib kaasa selle ümbritseva maailmaga. Ta on eri ajastutel eri värvi, eri rütmiga või vibratsiooniga või tundega ja 70. 80. see oli see, mille kohta Linnar Priimägi ütles ootesaalide poeesia. See oli maailm, kus mitte midagi ei juhtunud. Kus oligi eesmärk, riiklik eesmärk oli vaikselt välja suretada rahvuskultuurid, rahvuskeeled. Ja samasugune tunne oli luules. Kõik oli hästi pisike, hästi vaikne, hästi hõre,
niisugune noh, nagu mingisugune udu oli kõige üle. Praegu on hoopis teised toonid. Väga palju valutatakse südant kliima pärast, keskkonna pärast, maailma poliitika pärast, aga kirjutatakse ka palju julgemalt iseenese kehalisusest, mis 70-ndatel, 80-ndatel kehad praktiliselt puudusid. Kõik oli nagu kahemõõtmeline maailm. Ja selles mõttes on praegu palju rikkalikum laadide erinevus. Kuidas sina kommenteerid, Reio? Sa ütlesid juba, keskkond kindlasti on tähtis ja poliitika ikka, kuigi teemad on kindlasti erinevad. Ja ma nagu lisaks ka identiteedi, mis võib-olla läheb selle kehalisusega natuke kokku, et maailm on võib-olla muutunud palju laiemaks ja vabamaks ja sa võid olla, kes sa tahad ja sa võid olla, kus sa tahad ja sa võid teha, mis sa tahad. Mis on selles mõttes ju suurepärane, aga sellega tuleb kaasa see pinge, et sa pead siis valima, mis sa tahad olla, kus sa tahad olla ja kes sa tahad olla. Ja siis see on kõige sellega, et kes sa võib-olla oma rahvuselt oled või su seksuaalsuse või suguga seotud, et see on need teemad võib-olla praegu on kuidagi kõnetavad ja pluss just see rütm ka, et kõik kiireneb ja võib-olla luulega, võib-olla see on niisugune üldistus, aga mulle tundub paljusid kõnetab just niisugune nagu kiire ja nagu mõttejooks, selline luule rohkem. Ma ei kujuta. Räppi vanasti ei olnud üldse. Eks ole, ja ma ei kujuta ette, et nüüd keegi nagu hakkaks mingit sonette kirjutama või mingit Kalevala mitte kirjutama. No sonette vist kirjutatakse ka, aga ei tea, kas seda just nagu need päris algajad noored kirjutavad. Ma ei tea, kas seda nagu tehakse nagu loomulikult, et selles mõttes harjutusena muidugi seda tehakse, et kirjutame nüüd sonetti, et see käib nii ja nii, aga nagu, et ma ei tunne vist väga kedagi, kes oleks, et ma jälle kirjutasin ühe sonetti, sest mul oli niisugune tunne. Kas on veel mõni küsimus publikus? Praegu vist publikust küsimust ei ole, aga siis selle vestluse lõpetuseks ma küsiksin teilt, nagu meil siin tavaks on, lugemissoovitusi. Mis te soovitaksite siis noortel lugeda? Kes soovib alustada? Ma võin alustada, sest ma olen praegu kuidagi soome kirjandust lugenud rohkem. Soovitan ka soome kirjandust lugeda, see on tore ja üllatavalt lähedane eesti kirjandusele, kuid praegu ma võiks soovitada võib-olla 2 raamatut, mida ma ise ei ole lugenud, aga need olid seal, kui ma eile tulin laevaga Viru keskuses, seal on need reklaamid praegu Eesti raamatuaasta ja siis seal oli Sveta Grigorjeva ja Gregor Kulla suured pildid, mõlemal tuli just luulekogud välja, Svetal Frankenstein ja Gregor Kullal Peenar, sellised luulekogud. Mõlemad olen tahtnud lugeda, aga ma ei ole veel neid Helsingis kätte saanud, nii et siis... Aga ma olen kuulnud, et need on väga head, nii et need peavad olema väga head. Soovitan neid. Mina ei oskagi öelda. See võis eile olla või istusin raamatupoes ja mul jäi silma Toon Tellegeni Siili igatsus. Ma ei tea, miks ma selle sealt üles korjasin, vaatasin, lugesin selle kohe seal läbi ja mulle tundus see nii õudselt tore raamat. See tõi mulle meelde, kui mina olin keskkoolis. Suhteliselt niisugune introvertse inimese elu. Et kui on niisugune tuju, et sa parajasti ei tea, mis sa tahad ja oled natuke kõhklev ja natuke, et ühtepidi tahaks teistega kokku saada ja teistpidi tahaks
vaikselt voodi alla pugeda ja üldse mitte, et keegi ei näeks sind, siis lugege siiliigatsust. Suur aitäh nende soovituste eest ja suur aitäh selle vestluse eest. Ja meie siis teeme ülekandest väikese pausi ja jätkame juba kell 1.